kõigile. Mina olen Marit Aro ja raamatu Kirjutades vabaks autor. Ja selle raamatu juurde ma olen hakanud looma töötubasid, vabaks kirjutamise töötubasid. Ja täna on juba 4. töötuba pealkirjaga Mis mind toidab. Ja raamatus vastab sellele lehekülg 116 ja 127. Aga praegu siis lehekülg 116. Esimene lumi. Väljas oli juba pime, kui läksin prügikasti välja viima. Valge lumekirme kattis maad. Rõõmuvõbelus rinnus tõstsin pilgu tänava lampide suunas. Paksud lumehelbed keerlesid valgusvihus. Esimene lumi. Lapselik rõõm minust ärkas. Tundsin vajadust seda kellegagi jagada. Aga kellega? Loomulikult Vintsiga või oma Hollandis elava pojaga, sest tema on kaugel. Temale tuleb Eesti uudiseid vahendada. Vints elab ka Hollandis. Tuppa jõudes haarasin telefoni, avasin Tinderi ja kirjutasin Vintsile, hinge juubeldades. Meil sajab lund. Imestasin, et sellele kohe vastust ei tulnud. Alles 3 päeva pärast sain Vintsilt sõnumi. Siin külmetab ka. Ja jälle vaikus. Mis meid siis toidab? Ja mul on siin 2 harjutust ja ma teen seda töötuba 2 osas. Ja ma pean ütlema, et töötoad lähevad üha põnevamaks, minu jaoks vähemalt, sest üha enam ja enam ma lähen sinna sisse. Nii, aga mis meid toidab? Kõigepealt vaatame välistest asjadest, mis mulle rõõmu teevad. Selleks võta paber ja joonista endale ring. See ring oled sina. Kirjuta siia oma nimi või no ma panen mina. Ja nüüd noolega väljapoole tee kõik, kirjuta või tee siis, võid ka sümbolina joonistada kõik need tegevused või ilmanähtused või olustikud, mis sind rõõmsaks teevad, mis sind toidavad. Mina lugesin näite lumest. Esimene lumi tekitab alati minus lapselikku rõõmu. Ja ma panen lume praegu sümbolina. See on esimene lumi, tekitab lapselikku rõõmu. Mulle pakub rõõmu ka tantsimine. Ma panen nimisõnadena tants. Mulle pakub rõõmu ka lugemine. Ja päris kindlasti pakub mulle rõõmu kirjutamine. Ma tellisin hiljuti Julia Cameroni raamatut ja seal on Morning Pages ja ma olen juba paar hommikut lihtsalt esimese asjana kirjutanud ja see on päris põnev. Ja läbi kirjutamise saan mina oma küsimustele vastused. Aga läheme edasi. Mulle pakub veel rõõmu või mis mind toidab. Teleka vaatamine. Siin võib vaielda, aga praegu ma panen kõik need välised asjad, mis ma arvan, mis mind toidavad. Sest mulle väga meeldib vaadata telekast seriaali Sõbrad, mis on aegumatu. Ja siis ma lõdvestun ja naeran. Seega ma panen TV vaatamine. Mulle meeldib väga süüa.
ja vahel ma joon õlut või veini ehk siis alkoholi ja see tekitab minus lõõgastunud oleku. ma kirjutan siia õlu. mind toidab laste naer. mind toidab mõnus seltskond ja sellised sügavad vestlused, kus ei räägita kedagi taga, vaid hakatakse analüüsima asjade olemust või põhjust tagajärgi analüüsima. no vahel on ka lihtsalt loobatore. aga see ei tohiks sisaldada kellegi tagarääkimist. ehk siis mõnus seltskond. ma panen arendavad vestlused. aga see ei tähenda nagu nüüd siis targutamist ja see ei ole nüüd näha. nii, aga midagi on veel. muusika. muusika on see, mis minu hinge helisema paneb. lihtsalt muusika kuulamine või siis ise laulmine või pilli mängimine. tee see ülesanne ära ja see on nüüd esimese osa ülesanne ja nagu sa näed, need kõik on väljapoole suunatud. enesekeskmest väljapoole suunatud tulid minul. aga ma arvan, et see on üsna tavapärane. et need tegevused, mis me arvame, et meid toidavad, põrutavad meist väljapoole. muidugi saab muusikat teha enesekeskmes olles ja kirjutada ka enesekeskmes olles. aga sellest juba järgmises videos, et tee praegu see ja tee need suunad enesest väljapoole. see on harjutus number 1.